Tere õhtust! Mina Natalja ja täna me räägime sensorse süsteemi kohta. Kas sa tead, et inimese silm saab tunda kuni 500 erinevat halli värvi tooni? 500. Või näiteks, et meie näpuotsad on nii tundlikud, et nad saavad tunda kuni mõni mikroni. Ja kõik see räägib sellest, et meie sensorne süsteem on väga oluline, tundlik ja läbi seda me saame uurida maailma, mis meie ümber on. Need, kes on esimene kord vaatavad mind, tere Silekene, tšau. Kellega me saame kokku esimene kord, ma ütlen, et minu nimi on Natalja ja meie räägime praegu 12 tervisesüsteemidest. Üks neist on see sensorne süsteem ja täna sellest me räägime. Ja ma mõtlesin, et oleks kuidagi põnevam ja harivam jagada, või mitte jagada, aga vastupidi, et kokku panna tervisesüsteem ja süsteem, mis on meie riigis. Ja sellega ma tõestan, et sina saad olla kõige parem president omas riigis, omas kehas. Meie riigis on 12 ministeeriumit. Täpselt sama 12 süsteemi, tervisesüsteemi meie organismis. Ehk mida parem tugevam president, seda parem ja tugevam riik. Ja mida parem oled sina oma tervisele, seda parem ka sinu tervis ja sina saad seda juhtida nii, nagu sa soovid. Ja nagu sa tead, et iga tugeva, eduka mehe taga on tark, armastav naine. Täpselt sama riigis, et mida tugevam ja edukam riik maailmas, seda tugevam on presidendi isiksus ja tema tiimi, kes tema ümber on ja kes aitab ellu viia seda, mis ja need kes aitavad viia riigi eesmärgid sinna, kuhu on suund valitud. Ja täna me räägime sensorne süsteemist ja mis on ja mis see süsteem teeb, et meie silmad, nina, suu, meie kuulamine, maitsed, kõik maitseretseptorid, kõik see annab meile tunda maailma, tunda ja meie keha läbi meie sensorid tunneb maailm ja adapteerib meie keha, adapteerib vastavalt sellele meie keha, meie organism. Täpselt sama toimub riigis ka, et kui võrrelda näiteks sensorse süsteemi majanduse ministeeriumiga, mida teeb majanduse ministeerium, et ta uurib, mis toimub riigis, ta korraldab, analüüsib ja reageerib vastavalt sellele, mis toimub selleks, et toetada ja tugevdada riigi arengu ja tugevdada finantsiline süsteem. Sellepärast ma mõtlesin, et kui võrrelda need kaks süsteemid, tervisesüsteem ja meie riik, siis need kaks süsteemid on omavahel hästi sobivad. Ja kui me räägime meie tunnedest, silmad, nina, suu, et kõik need tunned me võime aktiveeruda või vastupidi välja lülitada ajutiselt. Ja kui ma räägin sensorse süsteemi kohta oma pilgu alt või oma pilguga, oma kogemusega, seda ma vaatan, seda süsteemi ma vaatan, kui kehas kõik see toimib ja kuidas seda saab need teadmised endale kasuks võtta. Näiteks, kui seansi ajal me paneme silmad kinni, ehk me lülitame välja ajutiselt meie nägemine ja samal ajal tugevdame meie tundlikkus ja meie niinaoskused, ehk sina massaaži ajal tunned rohkem lõhnad, eterlikud õlid, aromiõlid
ja samal ajal see massaaž, ta on veel sügavam, töötab või paremini töötab sinu jaoks, sest sinu tundlikkus veel tugevdatakse läbi seda, et ainult silmad olid kinni. Ja kui klientidega me töötame, siis ma alati uurin, miks sa tulid, mis on meie tänase eesmärgid, millega me teeme täna tööd. Ja see tulemus tuleb veelgi rohkem ja sügavam ja parem siis, kui sa tead, miks sa tulid, me koos seda vastus leiame ja kui need vastused on olemas, siis sa saad veelgi rohkem kasu sellest. Ja kui me vaatame, et nende põhilised sensorse süsteemi põhilised funktsioonid, see ongi see, et uurida, mis maailmas toimub, võtta seda info, analüüsida ja kasutada meile heaks. Ehk kui sa tead need funktsioonid, siis sa saad nende peale mõjutada, Karen, tere! Nende peale mõjutada ja siis enda kasuks neid kasutada. Ja kui me võtame meie nina ja ninaoskused, mis see nina teeb? Meie nina, ta on nagu ajamasin, et sellega me saame kohe ruttu minna sinna, kus oli see lõhn esimene kord kõige tugevamini jäänud meile mellu, meie alateadvusele ja kus oli kõige tugevam selline emotsionaalne side. Näiteks ma võin pika jutu rääkida ja üritada meelde tuletada sulle, kuidas oli siis, kui sa olid väike, sul oli vanaema, kes tegi sulle pannkoogid, kuidas see lõhnas toas ja millised olid ma ei tea, lõhnad, mis oli laudlinna, kas väljas oli talv või oli suvi. Et kõike seda ma võin pikka jutu rääkida, aga kui ma annan sulle seda lõhna, mis oli tol ajal, siis selle lõhnaga sa ise rändad sinna, kus olid need kõige tugevamad emotsioonid ja meeldivad emotsioonid. Ja sellega ei pea kaua rääkida, sellest piisab, et sa lihtsalt nusutad ja sa tunned, see oli seal. Ja kui me räägime õlidest ja meie nina oskustest, siis näiteks massaaži ajal, seansi ajal, mida me teeme, et ma annan mingi 20-25 erinevat lõhnad. Neid ma valmistan ette nii kaua, kui me räägime, nii kaua, kui ma kuulan, miks sa tulid, mida me teeme, kuidas sul tuju, mis on seansi eesmärgid. Vastavalt sellele ma hakkan vaikselt välja valida need õlid, mis saaksid nagu veelgi rohkem sind avada ja toetada ja anda võimalikult rohkem kasu meie kohtumisest. Siis sa oled pikali, sa tead, silmad kinni ja hakkame nusutada need eterlikud õlid. Tegelikult, mis toimub iga lõhnaga, see on väga tugev selline töö meie aju jaoks ja selle lõhnaga sa kohe rändad ja sa kohe tunned need lõhnad, kust nad tulid, millised mälestused, millised pildid, millised olid assotsiatsioonid, et kuidas sa esimene korda seda lõhna tundsid. Ja selle kaudu ja neid vahetuvad nii ruttu, et ajule see on väga tugev töö, sest iga lõhn tuleb, iga lõhn annabki seda nagu uue tunne ja uue pildi ja uue emotsiooni. Ja siis sinu nina valib seda õli, mis sul on vaja tänaseks. Ja kui õlid on juba välja valitud, tere Katariina, rõõm näha sind. Ja kui need õlid on välja valitud, siis meie töötame nendega, aga need õlid, nad olid valitud mitte minu poolt, mitte sinu poolt silmadega sildid lugedes. Sinu nina valis need lõhnad ja sinu nina valis need õiged lõhnad, mis täpselt sulle, täpselt täna sobivad. Ja siis ma saan rääkida sulle, mis need lõhnad tähendavad, nende nagu oskused ja võimed ja tänu sellele need lõhnad aitavad sind rohkem ennast nagu avada ja avastada. Ja kui seanss lõpeb,
peale seanssi ma annan sulle sellise pudelikese kaasa ja kuidas see toimib, et oli hea kogemus, oli massaaž. Keha sai massaaži ajal mingid lõhnad tunda ninaga ja oma kehaga läbi nahka. Ja siis, kui sa said seda hea kogemuse, see oli sul kõrge tugev emotsioon. Ja järgmine kord, kui sa võtad selline pudelikese kaasa, võtad lahti ja nussutad, siis sa uuesti nagu rändad tagasi nagu ajamasinaga, lähed tagasi sinna oma heade emotsioonide juurde ja need lõhnad, nad annavadki sulle seda nagu uuesti tunda. Ehk nende õlidega sa saad juhtida oma tunned, oma emotsioonid ja sellega mõjutada oma heaolule, oma elule. Ja kui sa oskad iseennast nii hästi juhtida, siis sa saad hakkama kõigega ja sina saad olla väga hea president oma riigile ja oma kehale. See on, mis puudutab nina. Kui me räägime silmadest, et seansi ajal paneme silmad kinni. Kui üks meie organ on välja lülitatud, siis teised organid hakkavad veelgi paremini tööd teha ja hakkavad veelgi paremini nagu ennast tunda ja ennast väljundada. Ja tänu sellele, et silmad kinni, sina jääd kogu aeg nagu samas hetkes, siin samal ajal, samas hetkes. Meile reedel oli sõbrapäevaks tehtud selline üritus, kus me vaatasime või oli 3 modulit, lõhnad, maitsed ja puudutused. Ja meie uurisime koos inimestega, kes tulid, uurisime, kuidas see toimib kõik. Aga terve üritus meil oli silmad kinni ja inimesed ütlesid peale seda üritust, et väga põnev, et kogu see aeg, need 2 tundi nad lendasid väga ruttu ja samal ajal oli tunda, et väga kiiresti nagu lülitad ennast välja sellises rutiini ajast, kus on kogu aeg mingid tegevused, probleemid, mured, et kohe nagu sellest lülitasid ennast välja, silmad kinni ja sa keskendud iga hetkesse, iga sekundisse, mis sa oled siin üritusel. Ja üks mees ütles, et oli tunda nagu kohe, kui läksid silmad lahti ja esimesed lõhnad tulid, kohe oli tunda see, et nagu kõik nagu kogu maailm probleemidega nagu kaob ära ja ta lihtsalt tunneb ennast nii hästi ja lõdvestatuna. Ja kui meie üritus on lõppenud, siis inimesed ütlesid, et nad tunnevad, et nagu nad on energiat täis, et nii hästi oli selline nagu update enda kehale, oma vaimule, oma hingele, et sellise kogemusega nad saanud puhata ja siis uuesti täita oma tühjad patareid. Ja kui meil lõppes üritus, siis kõik, kes jagasid oma emotsioonid, oma tunned, mis nad saanud, et enamus inimesest ütlesid, et nad saanud olla siin samal kohal, samal ajal, et nende mõtted ei hakanud kuskil lennata, sest nad saanud keskenduda hetkele. Ja need hetked, mis meil oli, need kõik hetked olid täidetud emotsioonidega, aroomiemotsioonidega, maitseelamustega, sest erinevad maitsed, mis ma pakkusin inimestele, külalistele, need maitsed olid ootamatud, sest silmad kinni nad ei saa ette arvata või mingit juba mulje ette valmistada. Need kõik maitsed olid nagu teissugused ja mõned olid väga üllatavad inimestele. Ja muidugi puudutused, see viimane osa, mis meil oli, et ka nad ütlesid, et kunagi nad ei saanud niimoodi arvata, kuidas saab edasi anda oma tunnet läbi puudutuste ja aru saada, mis need puudutused tähendavad, kui teine inimene ilma sõnadeta räägib oma kätega, oma näppudega. See oli väga huvitav
tagasisidet, see oli tagasisidet, mis oli huvitav inimestele, et mina ju tean, kuidas see kõik toimub, aga oli tähtis teada ja aru saada, kuidas inimesed seda tunnevad. Ehk kui me räägime sensorne süsteemist, siis silmad, nina, suu, meie maitseelamused ja kuidas seda oma sensorit saab tugevdada, et tunda ennast veel paremini siin maailmas. Need sensorid saab treenida väga kergesti, ei ole vaja midagi esmaspäevast või 1. jaanuarist alustada. Täiesti piisab, et kui näiteks kord nädalas sa võtad endale eesmärgiks proovida midagi täiesti uut. Kas see on mingi jook või see on puuvill või juurvill või marjad, et midagi uus maitseelamus. Aga proovi teha seda niimoodi, et kui sa võta hästi väike tükk, kui see on mingi mari näiteks, väike tükk ja proovi, et seda aeglaselt suus uurida oma keelega. Kuidas see tekstuur, kuidas ta maitseb, ära hammusta, ära kiirusta, et anna veel oma retseptoridele seda tunda. Siis, kui see juba protsess on läbi, siis vaikselt hammusta, ära kiirusta, ära neela alla, et anna, et see suus sulab sinu suus ja läheb, täidab sinu suu maitseelamustega. Ja siis, kui sa juba oled valmis ja said need esimesed noodid, teised, kolmandad, mis on peidus, mis on järelmaitse tuleb, juba siis saad alla neelata. Võta selleks aega, ma ei tea, 1-3 minutit, sellest täiesti piisab. Aga see on pikk aeg, et see on keskendumise aeg ja see on sama meditatsiooni aeg, et kui sa oled väga keskendunud selle hetkele, siis sa veelgi rohkem tunned ja mida rohkem sa tunned elu siin ja samal ajal, siis sa saad sellega pikendada oma elu ja tugevdada oma tervis. Mul oli üks klient ja on tema mees kukkus nii, et oli spordivõistlused ja oli hüpet langevarjuga ja siis, kui ta maandus, langevari ei läinud lahti ja maandus nii, nagu ta sai. Pere sai sellest võistlusest üks lihtsalt tükk, mida ei saa nimetada, et see on inimene, sest kõik oli nii katkine ja vigastanud ja arstid ei lubanud midagi ja ütlesid, et ei ole vaja meie statistika teha halvemaks. Ja tänu sellele, et selle pere tugev hing ja nende pingutused, mis nad teinud, nad uskusid sellesse, et nendega see ei tohi niimoodi lõppeda. Nad panustasid väga palju selleks, et see mees taastub ja tuleb tagasi ellu. 9 aastat on juba möödunud sellest ajast ja tänaseks võib öelda, et väga tubli see mees, väga tubli see pere, kes toetas teda ja ta sai hakkama tagasi ellu tulla. Aga mis on selle 100 erinevatest võidu neidisest, oli see, et nad aktiveerusid sensorne süsteem. See keha, kes ei ole suuteline ise hingata, ise midagi tahtma või rääkida või see lihtsalt oli liha ja luude tükk ja kõik. Ja siis nad hakkasid talle pakkuda tagasi erinevad maitseelamused, erinevad lõhnad. See keha, mis ei saanud mitte midagi ise teha, hakkas liikuma ja jalutada. Nad panid, kui oled näinud rehabilitatsiooni sellised, ma ei tea,
aparaadid, kus inimene seisab ja liigub kätega ja jalgadega, peab nagu iseseisvalt seda teha. Aga see inimene, see mees ei saanud seda teha, et üks inimene toetas selja tagant, teine liigutas käed, kolmas liigutas jalad ja niimoodi see mees hakkas liikuda, mitte oma soovi järgi, aga pere hakkas teda liigutada ja nad käisid niimoodi jalutamas ja nad hakkasid niimoodi teda harjutada ja sellega nad kutsusid tagasi elu need sensorisüsteemi kõik osad ja mingi aja pärast ta hakkas ja mingi aja pärast ta hakkas juba vaikselt kõik tundma, mis tal oli üritanud pere aidata, meelde tuletada, kuidas keha peab ise hingata, kuidas keha ise peab tunda maitset, tunda lõhnad ja üks sellised nagu tugevamatest otsused, mis nad on teinud ja üks nendest otsused, mis aidanud teda nagu sellest olukorrast välja tuua, see on see, et nad tuletasid kehale meelde nende sensoride süsteemi funktsioonid, et aidata kehale tagasi tulla. Täna see mees ise jalutab, ise käib, räägib, loeb, et ta elab inimeste elu. Aga 9 aastat tagasi see oli väga raske. Ja milleks ma räägin sellest lugust, sest vaata, meie sensorsüsteem, ta on nii tark, meie keha on ehitatud nii, et meie keha huvides on ellu jääda. Ja juhul, kui midagi juhtub meie tervisega, et keha mäletab, kuidas on õige, keha mäletab, mida tuleb teha ja kuidas ellu jääda, kuidas elada ja mida tugevamad meie süsteemid, seda paremini ja kergemini meil ellu jääda. Ja kuidas see info saab kasutada oma igapäevas elus, et vaata, kui sensorne süsteem töötab ja seda arendada, siis meie sellega saame pikendada oma elu. Ja mida rohkem meie sensorne süsteem, nägemine, oskus hingata, maitseelamused, kui kõik need organid meie täidame erinevate emotsioonidega, erinevate oskustega, erinevate elamustega, seda rohkem me täidame oma või tugevdame oma tervis ja tugevdame oma sensorne süsteem, mille kaudu me saame tunda maailma, adopteerida oma keha ja ellu jääda. Ehk mida rohkem emotsioonid, mida rohkem kogemused, seda rohkem võimalust meil ellu jääda. Nii, ma lubasin, et ma iga süsteemis, kui me räägime, et ma annan mõned väga lihtsad harjutused, praktikad, millega sa saad oma süsteemi tugevdada, nii et meie aju ei märka seda ja ei hakka vastu vaielda, aga töötab meiega kaasa sellega. Ja kui sensorsüsteemist me räägime, et see, mis me saame aidata iseendale, et need erinevad lõhnad tugevdada läbi seda, lihtsalt panna tähele, kui sa jalutad, kui sa teed sporti, kui sa sporti õues, mitte saalis ei ole vist see määrav. Lihtsalt märgata, mis lõhnad sa tunned, millised, kui tugevad, kui palju erinevaid on lõhnad tulevad korraga. Et kui sa hakkad seda treenida, seda rohkem sa saad tunda elu oma ninaga. Teine, mida saab arendada, on oma maitseretseptorid. Maitseretseptorid, nad annavad, need liituvad inimesed. Maitseretseptorid, nad saavad ka olla arendatud ja me saame need retseptorid arendada läbi seda, et kas või kord nädalas sa võtad midagi täiesti uus ja maitsed ja proovid, aga proovid nii, nagu ma just rääkisin, et seda nagu pikendada protsessi. See ei tähenda, et sa pead kogu oma lõunasööki niimoodi maitsta, et sa nädal aega ei ole piisab, et maitsta kõik, mis sul taldriku peal. Aga kas või kord nädalas midagi uus proovida ja sellega sa saad tugevdada oma maitseelamused. Nii,
mis veel ma tahtsin täna rääkida sellest, et millised häired võivad mõjutada meie või mis võib häirida või mille järgi saab näha, et meie sensorsüsteem kuidagi nagu paigast ära. See, kui juhtub midagi nägemusega, ninaga, et mingid probleemid, okei, see on üks asi, aga teine, kuidas saab ka nagu halvemaks teha oma süsteemi, see on näiteks kui on väga lärmakas koht, näiteks, ma ei tea, suures linnas, palju autod, palju inimesed ja see nii palju lärmi ja meie kõrvad ei ole veel sellega harjunud, siis meie sensorse süsteemile see tuleb nagu ülikoormatud, et meie silmad näevad rohkem, nina tunneb rohkem lõhnad, et kõik see ja kui on liiga palju, see tekitab meie kehas, meie süsteemis ka sellised nagu vead, et keha läheb stressi sellega või nii vesib ära, et liiga palju info tuleb igast sensorisüsteemi organilt, et ta hakkab nagu liiga pingutada ja siis ta kiiresti vesib ära. Näiteks kui inimesed kes on autismiga, siis nende jaoks mõnedele on see väga stressitav olukord, kui nad satuvad kuskil massile. Et need inimesed, kes hoolitsevad nende inimeste järgi, et nad sellega arvestavad ja organiseerivad seda olukorda, et oleks vähem stressi, sest inimestele, kellel on autism, ei ole nii kerge väljendada oma tunned. Ja nad teevad seda nii, nagu nad oskavad, nad väga pingutavad selleks, aga vahest meie ei ole nii piisavalt targad, et nendest inimesest aru saada ja me kunagi ei tea, kes on meie ümber, kui me oleme restoranis, kohvikus, bussis, kes see inimene on ja mis temaga praegu toimub, et kui meie ise oleme liiga agressiivsed või pretensiyoonikad, et meie ei tea, mis tegelikult hinges toimub sellel inimesel ja kui stressitav see olukord võib olla nende inimestele. Teine põhjus või teine fakt, mis võib põhjustada, et sensorne süsteem läheb nagu krampi, see on see, kui on vastupidi, mitte väga lärmakas, aga täiesti vaikus ja kui see vaikus ja kui üldse info puudu, näiteks kui vanglasse pannakse inimese nagu üksi isolaatori, mis see teeb, et kogu aeg selline info puudus, ainult 4 seina ja sellega on kõik, sellega inimene hakkab tunda ka stressi ja sellega seoses võib ka tekitada gallutsinatsiooni, et võivad tekitada igasuguseid psüühikas häired, mis lihtsalt tuleb sellest, et inimese ümber on vaikus, informatsioonne vaikus. Kolmas fakt, mis mõjutab meie sensorisüsteemi peale, on see, et vanadusega tuleb nõrgemaks funktsioneerimine, nende süsteemide funktsioneerimine ja vanadusega inimene ei tunne nii palju, nagu meie tunneme, kui meie oleme 25-aastased. Ja kuidas pikendada seda elu naudingu, elu tundmine lihtsalt sellega, et saada võimalikult rohkem erinevad emotsioonid, erinevad kogemused, iga sensorisüsteemi jaoks mingid uued elamused. Isegi kui sa näed enda ümber ilusad inimesed või üritad iga inimesele, kes sinu juures leida, mis sulle meeldib, mis sellel inimesel on ilus, et võib olla täiesti koole naine või mees ja ei saa midagi leida, aga kas või
nööp, ta on ka ilus võib-olla, kas või selle nööbile ütle komplimendi ja siis sa hakkad vaikselt juba otsida ja leida need inimesed, et need on tegelikult palju rohkem toredaid ja avatud ja soojad inimesed, kui sa hakkad nagu fokusseerida oma tähelepanu nende plussidele, mitte miinusidele. Ja tänu sellele, et sa näed rohkem ilu enda ümber, et sa tunned rohkem head muusikat, kuulad head muusikat, kui sa kogu aeg toidad oma kõik sensorisüsteemi organid, siis sellega sa saad tugevdada oma tervis ja sellega sa saad pikendada oma elu ja mitte lihtsalt tavaelu, aga elu, mis on teenitud naudinguga ja hea mälestustega ja hea emotsioonidega ja hea plaanidega ka. Ja kuidas saab hoolitseda oma süsteemist, sensorse süsteemist? Need asjad on väga lihtsad, näiteks jalutuskäik. Kui sa jalutad, proovi lihtsalt sellel ajal, kas või võta 1 minut aega ja proovi sellel ajal lihtsalt vaadata, mis on täna teistmoodi, kui sa jalutad, mis lõhnad sa tunned, mida sa näed teistmoodi, uus või põnev või naljakas või vastik, aga lihtsalt märka see, mis on sinu ümber ja mis on põnev. Teine, mida sa saad teha jalutades, on hingada, sest see hingamine ta puhastab meie hingamise süsteemi, veresoonte süsteemi, et hingamisega sa saad toksiinidest lahti saadavad, sest väga suur protsent toksiinid lähevad välja koos hingamisega. Järgmine, kui me räägime, kuidas tugevdada sensorne süsteem, esimene see jalutamine ja hingamine. Teine see on aromateraapia, muidugi, kui erinevad lõhnad, nad tekitavad kohe palju pildid sinu ajus ja sellega tulevad uued neironne svääsi, neuroühendused vist on see õige nimetus, et tugevdada meie võimed läbi seda, et sa koged erinevad lõhnad. Järgmine, millega saab tugevdada oma sensorne süsteem, on meditatsioonid, aga jälle sa ei pea minna kirikusse palvetama või istuda mitu tundi meditatsioonis. Kui sa keskendud kas või 5 minutiks lihtsalt sellele, et jälgida, kuidas sa hingad, proovida välja visata kõik mõtted, mis sul peas on, kõik mõtted välja visata ja lihtsalt keskenduda oma hingamisele. 5 minutit pane endale taimeri, et sa ei jää magama istudes ja hingades. Aga seda saab ka aidata sulle kaasa sellega, et sa saad meditatsiooni teha. Kui sa oled juba hea kogemusega, kuidas teha meditatsiooni, siis ma sulle rohkem ei saa öelda, sa ise seda tead. Aga kui sa alles alustad ennast armastada ja hoolitseda ennast, siis jah, see on kõige lihtsamad sellised baby steps, mida sa saad teha selleks, et tugevdada oma oskused ja teha midagi nii, et see ei ole väga pingeline, et sa pead kuidagi iga hinnaga midagi teha. Ei, kõige lihtsamad pisikesed sammud, nad tegelikult toovad suured muutused. Mul täna oli üks klient ja ta käib minu juurde juba paar kuud regulaarselt ja nagu alati me räägime, miks ta tuli, millega me hakkame tööd teha ja siis seekord ta tuli, panime mingi eesmärk, kuhu me liigume oma seanssidega, et mille nimele me teeme tööd. Ja täna ta tuli ja ta ütles, et ma mõtlesin selle peale, et mida ma saan siin massaažilt. Ja ta ütles, et tead, mul on selline tunne, et see ei ole massaaž. Ma tunnen niimoodi, et sa nagu teed pai minu hingele. Ja see oli tema poolt väga suur samm,
sest kui ta ütles iseendale seda tõde, et ta on siin enda pärast, ta on siin selleks, et iseendaga tegeleda, iseendale teha midagi head, endale võtta aega ja keskenduda enda peale, siis siit hakkasid väga suured muutused, aga mida oli vaja, lihtsalt ükskord otsustada võtta endale aega. Ja miks ma räägin praegu sellest, et kui sa keskendud, kui sa teed väike sammu, see väike samm saab tuua suured muutused sinu elus, lihtsalt tuleb järjepidevalt seda hoida ja jälgida ja sellega kaasa minna. Nii, mis saab teha veel selleks, et iga organ saab tugevdada, arendada ja teha mingid väga lihtsad, väga primitiivsed tegevused, aga nad aitavad ja tugevdavad seda süsteemi. Sellest ma teen eraldi postitused, meie praegu ei hakka selle peale aega raisata ja siis on sul kohe silma ees, mida saab teha ja sa saad pärast jagada oma sõpradega või nendega, kellele sa ka soovid tervist ja soojust ja oma hoolitsus. Et see on väga lihtne viis jagada midagi kasulikku ja sellega sa saad öelda, et ma armastan sind, ma hoolin sinust ja ma tahan, et sul oleks kõik hästi. Ja seda saab teha lihtsalt sellega, et sa jagad mingi kasuliku info või kui sa kingid massaaži aega või kui sa kingid oma aega, lihtsalt võtad tund aega ja pühendad seda oma kaljale või oma sõbrale või oma vanematele. Lihtsalt nende pärast sa oled siin nendega ja suhtled, et see on kõige tugevam sõna, mida saab öelda, et ma armastan sind. Ja mul oli täna esimene klient, kes pidi tulema. Ta saadis mulle sõnumi, et tead, ma täna ei saa tulla. Tuleb minu asemel minu mees, ta täna rohkem vajab massaaži. Ja see oli nii ilus ja meeldiv päeva algus, sest see on kõige tugevamad sõnad, mida saab öelda oma kaljale läbi tegud. Kui ta ütles, et okei, sinu kallis see massaaž on rohkem vajalik kui mulle, et palun mine, käi ära, see on sulle aega, ma annan sulle ära. Ja mulle väga meeldivad ja väga hästi kõnelevad need terved suhed, et kui üksteist saab hoolitseda ja need sõnad saab alati öelda, et ma armastan sind, aga tegudega saab alati ka midagi teha ja öelda edasi või näidata oma hoolitsus ja armastus läbi tegude. Kui me räägime veel edasi meie sensorne süsteemist, millised massaažid saavad ka sellega aidata, et nagu ma lubasin, et ma ei saa siin targutada nagu eriarst või spetsialist, kes keskendub ainult, ma ei tea, kulamise peale või kurgu peale või silmaarst. Ma ei saa nende eest rääkida ja ei pea ja ei näe, et sellest oleks kasu, kui ma targutan. Aga selleks, et jagada, kui kehapraktikat, mida ma näen keha pealt, kui ma töötan igapäevaselt inimestega läbi oma kogemuse, läbi inimeste kogemuse, mis on kõige efektiivsem, mis on kõige parem inimestele. Seda ma saan hea meelega jagada ja rääkida, mis saab sind toetada või millega sa saad toetada oma lähedased. Kui sa tahad kellelegi midagi head teha, siis sa saad seda teha läbi tegude, kinkida seansi näiteks. Nii, millised massaažid? Üks neist ja kõige võib-olla tähtsam, see on toksen massaaž. Ma sellest ei võisi ära rääkida, sest toksen massaaž ta võib-olla kõige tõhusam. See massaaž ta töötab meie nervisüsteemiga füüsilisel tasemel ja vaimsel tasemel. Füüsilisel tasemel ta annab kehale
Et kõik need närvisignaalid töötavad ja toimivad ja lendavad meie kehas. Näiteks kui inimene peale insulti, tema keha vahest ei kuula, millised käskud annab inimene. Aga tänu sellele massaaži saab need oskused tagasi tuua, sest tokseenmassaaž ta töötab kõige madalamal tasemel, kõige sügavamal tasemel. Ta töötab rakkude tasemel. Vaimsel tasemel, mis see massaaž teeb, tokseenmassaaž, vaimsel tasemel ta töötab, kui on depressioon, kui on stress, kui on selline sügav vesimus, et juba nii läbi, et ei saa, ei jaksa midagi teha. Kui selline tunne, siis see massaaž on see kõige õigem, mis saab aidata. Aga kui räägime sensorsüsteemist, siis mida see massaaž ka teeb, tokseenmassaaž, ta nagu loputab, niimoodi loputab, et halloo, ärka üles ja siis rakud hakkavad tööle. Et ta annab sellised nagu ärksamaks tunned. Ja tokseenmassaaž ka töötab lümfisüsteemiga, ta töötab hästi teraapilisel viisil, et kui on mingi kuskil koht probleemiga, siis saab töötada sellel kohal. Tokseenist on räägitud, siis on teine on näiteks aromiteraapia, nagu ma just rääkisin, et läbi erinevate aroomide me võime mõned organid isegi aktiveeruda või üldiselt töötada meie kehaga. Et jälle sõltub, mis sinu eesmärk, mis sinu kehavajadused, kuidas mina veel seda näen, et kõik need teadmised paneme kokku ja ehitame sinu jaoks programm ja ehitame sinu jaoks selline kõige õigem versioon, mis saab olla siin täna sinu keha heaks, see aromiteraapia. Teine, mis või kolmas ja esimene oli tokseenmassaaž, teine see on aromimassaaž, siis punktimassaaž, shiatsu-massaaž, et kui me aktiveerume erinevad punktid meie kehas, need bioaktiivsed punktid, sest nende kaudu me saame aktiveeruda kas või organid või täiesti mõjutada meie terve süsteemi peale, ma ei tea, hormonaalsüsteemi peale, nervisüsteemi peale, et lihtsalt teades need punktid, kuidas nad töötavad. Milline massaaž veel, et näiteks massaaž, pea- ja kõrvamassaaž, õrn, hooliv, aeglane, aga see massaaž ta hästi töötab mitte ainult sensorsüsteemiga, aga meie nervisüsteemiga, meie lümfisüsteemiga, et ühe selle massaažiga, peamassaaž ja kõrvamassaaž, sellega saab kuidagi nagu tugevdada enesetunne, tugevdada meie tervis ja sellega lihtsalt anda tunde, et sa oled olemas, et sa oled elus ja sa tunned seda elu täiega ja sa saad seda naudida. Lähme edasi, et ma näen teie südamed, aitäh. Mis veel tahtsin täna rääkida, et millised arstid sellega tegelevad, need 5 meie süsteemid või 5 organid, mis kuuluvad sensorsüsteemile. Nendest arstidest ma räägin eraldi, ma kirjutan seda eraldi postitus. Ja sellest ma kirjutan. Mul täna oli üks klient, et ta ütles, et ma vaatan kõik sinu saadet, ma vaatan ja kõik kuulan ja sa kogu aeg räägid arstidest, et sa kirjutad siia alla, aga kas ma olen täitsa loll, et ma ei näe, et ma ei saa neid leida. Ja ma ütlesin, et ei, sinuga on kõik hästi, mina luban, aga ma ei ole veel jõudnud seda teha, et mul on viimase nädala jooksul kõik päevad on tööpäevad ja lihtsalt füüsiliselt ma ei jõudnud arvuti taga, et istuda ja kirjutada, et need postitused hakkavad tulema. Mul on juba kõik valmis, minu Olga juba tegi kõik pildid valmis, et saab kõike seda jagada. Lihtsalt füüsiliselt, et ma ütlesin talle, et kallikene, ma tean, ma näen sind iga saade, et sa oled siin minuga. Aga ei ole sinul viga, see on minu viga, et ma lihtsalt lubasin, aga ei ole veel teinud.
neljapäeval mul on vaba päev, et ma teen korda kõik oma lubadused, toon või viin ellu. Nii, täna rääkisime sensorsüsteemist, et meie neid sensorsüsteemis 5 meie organit, millega me tunneme maailma ja vastavalt sellele adopteerime meie keha, mis olukord meie maailmas toimub, sest meie keha on väga võimeline ja oskab palju teha. Siis me vaatasime, kuidas saab aktiveeruda ja tugevdada meie sensorsüsteemi organid. Ma tõin näide, et proovida erinevad lõhnad, aga mitte parfüümi osakonnas, sest seal on sünteetilised lõhnad ja seal ei saa mitte midagi tunda. 3 lõhna ja juba nina läheb kinni, et kaitseb meie keha iseennast. Siis jalutades või aromiteraapia saab oma nina aktiveeruda ja tugevdada oma tunned. Ma rääkisin sellest, et maitseelamused, mida rohkem, seda rohkem meie arendame need tunned. Siis kui teed massaaži või saad massaaži, siis sa saad ka aktiveeruda oma oskused ja oma võimed. Siis ma rääkisin, millised faktorid mõjutavad sellele, et meie sensorsüsteem, aitäh südame eest, et meie sensorsüsteem läheb katki ja see katkine või vigastane meie sensorsüsteem tuleb sellest, kas või liiga palju meie ümber lärmi või vastupidi täiesti vaikused tulevad. Gallutsinaatsia, ma ei tea eesti keeles, et pildid või katkine meie häiritud meie psüühika. Ja 3. see vanadus, aga selleks, et oma vanadus saaks natukene edasi lükata ja nii kaugele, et meie vanadus unustab ise, et ta on vana. Et ka sellega, et saad endale erinev kogemus organiseerida läbi erinevad tunned. Siis ma lubasin, et ma teen eraldi postitust, millised arstid tegelevad selles valdkonnas, sest palju lihtsam, kui sa lähed otse sinna, kus on vaja sulle pöörduda. Vahest meil tuleb niimoodi, et me saame aastaid käia mööda erinevad arstid ja keegi ei saa leida, mis põhjus, mis mure on, aga tegelikult mingi arst jäi nägemata või külastamata ja sellepärast me ei saanud mingid vastused. Et me ei saanud mingid vastused, et tänu sellele, et tulevad õiged spetsialistid sinu ellu, seda kiiremini sa saad lahendada oma muured, mis on tekkinud. Sellepärast ma lubasin, et ma saadan nende arstide nimekiri, et sul oleks lihtsam. Kui on vaja, siis see sinu pikk tee ei ole nii pikk, et sa saad kohe otsa pöörduda sinna, kus on vaja. Siis ma lubasin ka, et ma teen eraldi postitus, millised kõige lihtsamad tegevused saab teha selleks, et tugevdada kõik oma sensorsüsteemi organid, sest sellega sa saad pikendada oma elu ja teida iga hetke naudinguga. Lõpetasime sellega, et ma rääkisin, millised erinevad massaažid võib teha ja millised massaažid on head selleks, et tugevdada oma sensorsüsteemi ja millised massaažid mõjutavad selle peale. Ja sellega, mis ma tahan öelda, et sa ei pea mulle kõike usaldada ja uskuda kõige, mis ma räägin. Kontrolli, tee oma järeldused või pane aega, uurime koos, mis ja kuidas töötab, millised sensorsid organid sinul ja teeme aromiteraapia, teeme isegi raskema
Toomas kutsus mind, et mina ka võtan osa teraapias ja mitte kolmekesi tegime, aga tegime nagu eraldi sessioonid. Ja siis Toomas töötas nagu tema sisemise maailmaga, mina töötasin tüdruku kehaga. Ja talle ma ka selgitasin, et seda kõige, mida me teeme massaaži ajal, see kõik mõjub ka sinu hingele, sest mõned kinnised kohad sinu kehas, nad võivad jääda nagu mingi pingutused kehas ja kui me teeme massaaži, me need pingutused nagu silitame välja. Ja siis mõni seansi pärast ta ütles, et tead, võt selline nagu oma traumadega töötada, mul on kõige lihtsam läbi naudingu, et mul on kõige kergem minna oma traumadesse läbi naudingu, läbi keha praktikate. Ja siis, kui mingi aeg möödas, siis Toomas jagas minuga ka hea uudis, et kui tavaliselt ta hindas enesehinnang, et selle tüdruku enesehinnang tavaliselt oli 20, siis viimased meie koostöökuud olid 80 ja see on nii suur edusamm, mida ta sai teha tänu sellele, et oli organiseeritud talle selline nagu holistiline lähenemine. Miks ma sellest räägin praegu, kui räägime sensorsüsteemist, sest isegi kui on mingi valulik kogemus või mingi trauma, isegi läbi seda sa saad iseennast ravida, iseennast tervendada, mine jaluta, hinga, proovi uurida ja aru saada, mis lõhnad sinu ümber on. Proovi puudutas, et kas või käid duši all, tee endale pai ja tee seda hoolikalt. Kui on uued maitseelamused, ka proovi, et lihtsalt võta endale nädala aega näiteks ja nädala aja jooksul proovi erinevad oma sensorsüsteemi organid, kõik organid panna tööle, et okei, ma proovin mingi uus maitse, homme ma keskendun sellele, et nusutada erinevad lõhnad proovida, homme veel, et nagu teida, et pühendada endale seda kuu aega, nädala aega ja proovi mängida iseendaga, ära võta seda väga tõsiseks ja lõpetuseks tuletan meelde, et ära usu mind, parem võtta ja kontrolli, kas või tee ise seda iseendaga, nagu ma just pakkusin sulle nädala aja jooksul. Võid tule massaažile, sa võid siin linkis, profiilis linkiga broneerida endale aega ja tulla, et uurime koos, mis sul tunned on ja kuidas neid saab veelgi tugevdada ja teha sinu elu veel paremaks ja mõnusamaks. Ja järgmine teema, me vaatame koos neljapäeval, see neljapäev, mis tuleb ja see on meie nahasüsteem. Väga põnev, sellega me teeme nii põnevaid eksperimente klientidega ja siis ma jagan sellest, kuidas me teeme, mida me uurime ja kuidas saab iseendale teha midagi veelgi head. Ma tänan sind, et sa käisid täna meie kohtumisele, et sa olid siin ja sa võtsid sellel kiirel elu, kui iga minut on arvel ja iga minut on väga hindamatult väga kallis. Ja sa võtsid seda aega täna iseenda jaoks, et midagi uut aru saada ja uurida ja teada saada. Sa andsid seda aega mulle. Ja ma tänan sind sinu aega eest ja sinu tähelepanu eest ja sinu südameke eest. Ja Елена вас тоже вижу, вы всегда приходите, рада вас видеть. Et tänan sind sinu tähelepanu eest. Ma ootan sind neljapäeval ja neljapäeval näeme. Aga soovin teile ilusat õhtut.